Nonii, tere tulemast tagasi, kallid vaatajad. Täna me sööme Oyakata soisoos ramenit. Sellel oli samuti pulber ja sellel oli maisi ka. See tõotab nii head kui ka halba. Mais on hea, obviously. Ja selle pulbriga ma tegin seekord niimoodi, et ma panin selle pulbri enne, kui ma selle vee ära kallasin. Nii et ma loodan, et ta nagu ujus natuke välja. Ma jätsin hästi natukene alles ka ujus, kui ta liiga ära ujus. Seekord ma sain ka vee ära kallamisega hakkama. Vau. Nüüd see on hea soolasusastmega. Kus on see mais, kui ma teda vajan? No vaata seda maisi. Kas sa näed, kui mahlane ta on? See mais päästab elusid. Mulle tundub, et selles on jälle need porgandi tükid nagu väiksemad, sest ma ei näe neid nii palju. Need järelikult on kõik seal põhjas. Just ma sain mingisuguse hästi hea tükk ära, aga ma ei tea, mis tükk see oli. Siin on nagu mingi asi, mis resembleb sibulat. So perhaps see oli see. Kas te olete märganud? YouTube koostab subtiitreid minu videotele, eestikeelseid, mis on nagu sellised 95% ajast õiged. Ma arvan, et see on kompliment minu diktsioonile. Et ma juba lootsin, et kui sellel, mis ma eelmine kord sõin, et kui sellel olid suuremad tükid, siis äkki sellel on ka, kuna kõik muu neil oli samas, sellel ka ei olnud seda normaalset kaant. Tal oli ka ainult see foolium, tal oli ka pulber ja tal on ka mais. Ma mõtlesin, et tema tükid on ka suuremad, aga ei, nüüd nad on jälle kõik siin lõpus koos. Sa näed, et see on rohkem midagi muud kui nuudlid. I don't like this. See maitseb hästi, aga kui ta ei ole jaotunud, ta on kõik seal lõpus koos, siis see tekstuur ei ole nagu hea, ta on liiga tükiline. Eriti kuna osad nendest tükkidest on nagu pehmed ja osad on nagu kõvad. Okei, kokkuvõte. Täna me sõime Oyakata soisoos ramenit. Soisoosist oli siin väga vähe. Ma olen soja söönud või nagu sojakastet söönud ja ma tõesti ei tea, mis pidi sojakaste selles koostises praegu osales. Ta on tõesti see grupitöös, kes arvab oma nime paberile, aga ta ei tee midagi. See, mis nad panid sinna fooliumpakendisse, oli ju pulber. See ei olnud soja. Ja ma ei tea, kas üldse saaksid sojas pulbrit teha. Kui sa saad, siis see kindlasti ei olnud see. Koostisosad on kõik mingis, ma ei tea, hispaania keeles nagu. Oota, ei leidsin. Koostisosad kiirnuudlid 86%. Okei, here this out. Sojakastme pulber 2,3%. Kas 2,3% sojakastme pulbrit on piisavalt, et nimetada terve asi soisoos rameniks? You tell me. Võib-olla see on normaalne. Võib-olla 2,3% ongi märkimisväärne kogus. Siis on ka sojaoad. Tärn kogu toote kohta. Toode võib sisaldada poorikloomade, molluskite, muna, kala, selleri, sinepi, piinas, seesamiseemnete, jääke. Oh ei, mida ma nüüd ometi pihta hakkan? See suhtes jah. See on tõesti probleem juba, ma arvan, et this point. Sest kui sa teed nii palju erineva maitsega nuudleid ja nad kõik on essentially sama maitsega ja sinu vahe tuleb sellest 2,3%. Need on nagu need kaks pilti ja siis sa pead punasid ringi ümber tõmbama, et kus on erinevus. Ükselt, et nagu kahe pildi asemel sul on hunnikutes Oyakata nuudlite koostisasi. Vähemalt see color match on mingi. Overall, see ei maitsenud halvasti. Nüüd, kus ma oskan selle maagilise pakendiga ümber käia. Ma täitsa arvan, et nad võiksid lisada siiski selle normaalse kaanega. Kui sa osadele pakenditele annad selle ja sa teistele ei anna, siis mis on see favoritism? Eriti kuna nad kõik on väga sarnased tegelikult, siis miks sa osadele annad selle normaalse kaane ja osadele sa ei anna? Seda hinnangut on nüüd tõesti raske anda. Ta ei olnud halb, aga ta ei olnud ka eriline. Nii et ta on lihtsalt nagu nuudlid, ta on lihtsalt midagi, mida sa sööd. Samas nagu mida sa ootad kiirnuudlit, et sa tahaksid ka nad lihtsalt ära süüa, eks ole. Aga kui sa teed kiirnuudlid ja on kõik erineva maitsega, siis see annab sulle sellise tunde, et sa nüüd valid ühe nendest ja siis sul on elamus. Ja kui mul on valik, siis ma arvan, et seal võiks olla nagu vahet, mille ma valin, aga ei kes mitte. Maitse oli, kui see skaala on 1-10 ja 1 on, et see oli katastroofiliselt halb ja 10 on, et see maitses nagu normaalsed nuudlid, siis see oli 10. Aga kui see on skaalal 1-10, kus 1 on katastroofiliselt halb ja 10 on erakordselt fantastiline, siis see on nagu mingi 6, ma ei tea, 5. Need olid lihtsalt nuudlid. Tükid olid jälle väikesed, need on seal põhjas, need see ei rõõmusta mind taaskord. Nad võiks olla nagu selline 70 kokkuvõtlikult, et ta on nagu täiesti decent nuudel, mida süüa. Kui sa teda õigesti teed muidugi. Sest I swear, kui ma oleksin kõik selle korraga ära pannud peale seda, kui ma oleks vee ära kallanud, siis oleks ka ikka katastroofiliselt soolane olnud tõenäoliselt. Ma eeldan, kuna see lõhnab soolaselt. Arvan, et 70 on selline
päris õige hinnang. 10 võiks olla selline, sest see nagu avab mu meele, et see avab mingi uue tšakra, mida ma ei teadnud, et mul on isegi. Samas, kui sul on valik nende nuudlite vahel ja mõne muu Ojakata nuudlite vahel, siis ma arvan, et lihtsalt selleks, et sul oleks endal mugavam, siis sa peaksid võtma need, millel on see gaas olemas. Ja kuigi sa kaotad maisi, mis on minu meelest päris traagiline, siis sa saaksid kastme, mis ei ole pulber. Kui sa kaotad maisi, aga sa saad kastme, mis pole pulber, siis see nagu balance out teeb. Aga kui sa lisad sinna selle fakti, et sa saaksid normaalse kaane, et sa ei pea mingi taldrikuga jändama, siis ma arvan, et see vahe tuleb päris suur. Nende kaante ja pakenditega on ainult see asi, et need on nii plastised. Mul on alati tunne, et kui ma nagu üheks korraks kasutan neid, siis ma reostan korraga terve planeedi ära. Kas nad võiks neid mingist muust materjalist teha? Kas nad ei tahaks teha ekstra Ojakata nuudlite pakendite kogumispunkti, kuhu ma saaksin nende kaaned viia, et nad saaksid päriselt panna sellistele nuudlitele ka kaaned peale? I feel like mul on tavaliselt rohkem midagi öelda nende kohta. Need roosad vist meeldisid mulle. Võib-olla ma peaksin kunagi uuesti proovima, äkki nad enam ei meeldi mulle, äkki ma olen liiga palju nuudlit söönud, et enam meeldiksid mulle. Aga praegu mälu järgi ma ütleksin, et kui sa peaksid ostma Ojakata nuudleid, siis osta neid roosasid. Aitäh, kallid vaatajad! Ma olen väga tänulik nende 7 like'i eest, mis ma sain eelmisele videole. Jätkake samas vaimus. Aitäh, kallid vaatajad, et olite siin vaatamas taaskord, kuidas ma söön. Kommenteerige veel. Tellige mu kanal. Bye!